Uskumatu. See on iseenesest väga huvitav. Et siis meid enam ilmselt sisse ei lasta, sest iga kord tuuakse argumendiks käitumine, et me selle fucking tööpuuduse küsimus, sina küsisid seda tööpuuduse küsimust, muidu me oleksime saanud ilusti hängida siin. Ja, ei, võib-olla ma küsisin seda, et ma küsisin, et kas teil häbi ei ole käia Jaapanis maksumaksja raha eest samal ajal, kui inimestel pole raha, et süüa osta. Et see oli ilmselt see liiga terav küsimus. Et selliseid asju ei küsita peaministri käest. Jah, tõesti. Muidu me oleks saanud ilusti hängida, kui me oleks ilusti vait olnud, siis me oleks ka praegu saanud sisse minna. Et ma üldse ei imesta, miks Eestis Pätsu ajal asjad läksid nagu läksid. See on uskumatu, ma ei uskunud seda, kui ma ajalooraamatust neid asju lugesin, et niimoodi võis Eesti Vabariigis asjad minna. Et Päts, kes oli Eesti Vabariigi loonud, eks keeras sisuliselt nagu, tõmbas Eesti Vabariigile vee peale. Aga nüüd, kui ma vaatan seda asjade käiku, mis praegu Eestis toimub, siis ma ei imesta seda. Asjad liiguvad täpselt samas suunas, vaikselt, aga järjekindlalt, süsteemselt. Kuni see iseseisvus kaobki ära. Ja inimesed ei saagi aru sellest. Et selles mõttes elame me ikkagi huvitaval ajal. Kuigi võis arvata, et NATO, Euroopa Liit, kõik sellised asjad, et need ei lase nagu asjadel liikuda sellises suunas. Nad liiguvad siiski. Liiguvad siiski. Et Eestis liigub asi ikkagi sellise diktatuuri suunas, ütleme, ja totalitarismi suunas, vaikiva ajastu suunas. Ja huvitav on ka see, et ajakirjandus ei ole üldse sõna võtnud näiteks nüüd selle vaikiva ajastu seaduse koha pealt, kus sisuliselt uurivale ajakirjandusele tõmmatakse vesi peale. Kus sisuliselt enam ajakirjanikel ei saa olla selliseid allikaid, ütleme, mis on nagu klassikaliselt olnud sellise demokraatia, ütleme, valvekoera rolli täitjad, eks. Kus siis näiteks Watergate'i afäär Ameerikas, kus oli samamoodi allikas valitsuse sees, anonüümseks jääv allikas, eks, kes sisuliselt andis informatsiooni, ütleme, selle kohta, kuidas vabariiklaste erakond nuhkis demokraatide järele. Ja selle tõttu pidi tagasi astuma president Nixon. Et sisuliselt Eestis tahetakse ära nüüd likvideerida selline olukord, et ajakirjandusele enam ei tohi või ajakirjandus peab avalikustama kõik need allikad. Sellepärast, et see Watergate'i afäär ja kõik sellega seosnev sai üldse toimuda selle tõttu, et ajakirjandus jättis allikad enda teada. Tal oli allikas, keda ta ei avalikustanud ja keda keegi ei teadnud ja see oli selle ajakirjanduse tugevus. See oli kogu selle Ameerika, ütleme, selle demokraatia ja süsteemi tugevus. Et Nixon küll kaotas oma koha, selline, ütleme, korrumpeerunud president, aga võitis Ameerika. Ja paljuski tänu sellele, ma arvan, ka Ameerika võitis külma sõja Nõukogude Liidu vastu. Et Nõukogude Liidus oli ju väga levinud selline korruptsioon ja sahkerdamine ja ütleme, mittedemokraatlikud tegevused. Nüüd Eestis sisuliselt minnakse jällegi seda Nõukogude Liidu teed, mitte Ameerika teed, mis on iseenesest väga huvitav jälgida, et kuhu see, mis suunas nüüd siis, või kuidas need asjad edasi lähevad ja kaua Euroopa Liidus lastakse asjadel nii kaugele minna. Või kaua Euroopa Liidus, ütleme, tolereeritakse sellist olukorda. Aga me võime liikuda ka veel sinna poole, võib-olla me näeme seda, kuidas ministrid lähevad pressikonverentsile. Sealt on minu meelest seda näha. Nende võre tagant. Ministrid. Tegelikult on 10 minutit nüüd aega. Okei. Ma vaatan, kuidas siit pääseb. Aga ilmselt meil siit lubatakse jälgida. Siit hoovi pealt nad tulevad. Okei. Aga me saame korjuda selle küsimuse äkki siit. Jah. Me võime minna ette ikkagi praegu. Mingid politsei tuli kohale. Meil on ilmselt ka politsei. Võib-olla politsei keelas ära selle piketi. Vabalt võib-olla. Ja. Võib-olla politsei keelas selle piketi ära, seda ka ei tea. Ei, aga ma arvan, et see politsei läheb valvama seda võret äkki sinna. Vaata, ta jääb seisma sinna võre ette, näed, kus need ministrid, tegelikult ma arvan, et ta nagu turvab neid ministreid. Et mida? Ma arvan, et see politsei, vaata, ta jäi seisma sinna võre ette.
et kui me nüüd läheksime sinna ja midagi korjuksime, siis meid võidaks kinni nabida. Jah. Mis sa arvad? Seda ei tea, jah. Ei, ta ikkagi vist tuleb tagasi. Okei. Ei, ma arvan, et see on ikkagi selle piketi pärast. See politsei või? Jaa. Siseneb üks ajakirjanik. Okei, on ilmselt vist, ma arvan. Jah, see oli vist üks ajakirjanik. Sest ta oli, ma nägin telekast teda. Üks ajakirjanik on sisenenud, eks? Me nägime ära. Okei, check. Et üks ajakirjanik sisenes. Me vaatame neid investreid või? Ei, mida praegu vist ei ole vaja. Nad tulevad vist täpselt kell 12. Nad pressikonverentsile lähevad. Kell on... Kell on 11.53. Politsei. Aga... piketeerijad tulevadki. Ja, sealt ma nägin kedagi. Nad on suud kinni teipinud omal. Väga hea, me mõtlesime sama asja teha. Järgmine kord me tuleme kinni teibitud suudega. Järgmine kord Inno lubab Andrus Ansipile ja ta tuleb siia Stenbocki maja juurde kinni teibitud suuga. Aga kuidas sa siis intervjuud annad? Lihtsalt? Lihtsalt ma seisan siin. Ja küll, vaatame. Nii. Ma teen mõned pildid ka. Tee jah, muidugi. Aitäh! Hakkan abi võtta, pane see pott üle ja... Sellist mõned pildid ka. Jah. Да, мы уже здесь. Тут уже все здесь, собственно, 10.
Кому еще раздать?